Minu fototee kuidagi algus hakkas tegelikult seal kuskil 2017. aasta alguses, kui ma siis soetasin endale esimese poolkaader peegelkaamera ja selle ostuni viis mind see, et ma olin enne laenanud kogu aeg sõbra käest kaamerat, võib-olla selline pool aastat enne siis seda kaamera ostu ja tegin selle sõbra kaameraga pilte. Ma ei mäleta täpselt, mis pilte mul vaja teha oli, aga mingid asjad mul selle vastu nagu huvi tekitasid ja tegelikult ma olen inimene, kes nagu tahab teada, kuidas mingisugused asjad nagu töötavad, et eriti kui ma siis olen huvitatud sellest, et mis üks nupp teeb ja mis see nupp teeb ja kui ma muudan mingeid seadistusi sinna ja tänna, et mis siis nagu reaalselt muutub ja tegelikult fotograafia puhul oli täpselt samamoodi, et ma võib-olla kuidagi kruttisin endal selle huvi sealt kuidagi ise üles läbi selle kaamera tundma õppimise. Maastikule tuleb muga alati Sony A7R5 kaasa, 61 megapiksline ja minu arust saab sellega väga hea detaili kätte. Siis alati tuleb muga veel kaasa objektiividest 14 mm. Ma kasutan seda ka ööfotoks päris palju, 1,4 avaga, maastikul seda 1,4 ja ilmselgelt vaja ei ole, aga ava keerad seal suht kinni, aga selline hea kompaktne ja kerge objektiiv, mis tuleb alati kaasa. Ja selle kõrval on ka 24-70 mul, mis siis, kui on vaja kuskile rohkem, ma ei tea, sisse zoomida või kadreerida kuidagi paremini enda seda maastikutseeni, siis on selline hea universaalne, et mis on mul alati kaasas. Ja muidugi ka 100-400 on minul see siuke teleobjektiiv, siis kui on vaja mingitele suurtematele tseenidele rohkem lähedale saada või mingit detaili pildistada, siis ka hea kerge ja ühesõnaga läheb alati fotokotti. Ja lõpuks siis ostsingi endale isikliku kaamera. Alguses käisin, pildistasin peaaegu kõike, ükskõik mis ette jäi ja õppisin palju kogu aeg juurde ja käisin ka Tallinna linna peal seal öösiti pildistamas, et see kuidagi ööelu oli selline minu jaoks kuidagi natuke teistmoodi. Inimesed ju tavaliselt öösel ikkagi magavad, aga ma läksin siis tänavate peale ja proovisin seal erinevaid pilte teha, aga mingi hetk siis jõudsin omadega kuidagi loodusesse ja kuidagi see loodus kõnetas mind. Mingi hetk jõudsingi siis selleni, et käisingi rohkem looduses pilti tegemas ning hakkasingi ennast rohkem looduses leidma ja nii ta edasi läks. Et tavaliselt november on selline lauspilvisus enamus ajast ja sellised keerulised tingimused, sest täna hommik on küll selline kesk ja selline madala taseme pilved, et isegi selget taevast on näha, et võib-olla on isegi oodata sellist ägedat valgust, et pilved liiguvad suht kiiresti ka, et ma usun, saab põnev olema isegi. Asukohti tegelikult, eks nagu see kõik on seotud sellega, et sa pead ikkagi käima, maastikufotol üldse pead hästi palju ise ringi käima ja avastama ja siis
mida rohkem sa ringi nagu käid ja ringi seikled, siis seda rohkem sa nagu tead mingitest kohtadest ja siis tekibki lõpuks võib-olla mingisugune pilt ette, et millal siis kuhu nagu minna, et noh, eks see sõltub ka aastaaegadest, et ma panen veel niimoodi eraldi mingid kohad nagu kirja, et kui mul mingid mõtted tekivad, et siis need mõtted on mul kuskil nagu kirjas, et ma aeg-ajalt tulen nende juurde tagasi ja tuletan nagu meelde, et kuhu mul üldse nagu või mis mõtted mul kunagi nagu olnud on, et tavaliselt kui neid kirja ei pane, siis nad lähevad meelest ära ja siis võib-olla jääbki nagu sinna paika kogu see nagu mõte. On loodus minu arust üks puhtamaid ja ehedamaid või siis selliseid nagu päris asju üldse siin maailmas meil alles, et ta ei pea olema kuidagi kellegi meele järgi või kuidagi olema nii, nagu keegi teine tahab, et ta parasjagu on, et loodus lihtsalt on nii, nagu ta on ja selle eheda ja puhta olemusega oskab ta väga erakordseid hetki pakkuda, mis on siis väga maagilised, ilusad ja sellepärast mulle meeldibki aega looduses veeta ja neid erakordseid ja ehedaid hetki just jäädustada, et võib siis võib-olla öelda, et mulle meeldivad sellised päris asjad ja läbi nende hetkede ja kogemuste kuidagi ma tunnen, et loodus tasakaalustab ja toob minust selle kuidagi parema mina välja, et läbi nende hetkede ja kogemuste mina lihtsalt tunnen ennast parema inimesena ja saan võib-olla siin maailmas tänu sellele ka iga järgmine päev parem inimene olla. Mõned fotod sünnivad täiesti spontaanselt, kui sa näiteks uitad metsas rahulikult ringi ja on olnud mul olukordi küll, kui järsku ilmub mõni lind või loom järsku su teekonna ette ja siis sa lihtsalt vormistad selle foto võib-olla seal 2, 3, 4 sekundiga ja ongi peale seda see hetk nagu läinud, aga mõne foto puhul näiteks võib-olla teed seda fotot aastaid, et sa ootad näiteks, et ühes kindlas kohas oleksid mingisugused siis looduse poolt pakutud tingimused, et kõik nagu paigas ja sa käid seda ühte fotot jahtimas seal mitmeid ja mitmeid kordi, et võib-olla vahepeal on ka nii, et sa saad ühte kindlat fotot teha ainult, ma ei tea, aastas seal võib-olla 1 või 2 korda ainult, et ja siis võibki venida see mõne fotolugu lihtsalt seal aastatesse lõpuks, kui sa saad selle ära nagu teha. Esiteks ma tooks võib-olla välja selle, et alustada fotograafiaga, siis ei pea päris kindlasti olema parim tehnika. Seda kõige paremat tehnikat ei ole vaja taga ajada. Tee lihtsalt pilti selle tehnikaga, mis sul parasjagu on ja ma pigem investeeriks oma aega ja arendaks enda seda nii-öelda oskust näha enda ümber erinevaid detaile, elemente ja olukordi, õppida kompositsiooni ja kuidas siis endal näiteks maastikul seda fotot kadreerida ja sättida, sest tegelikult lõpuks ju lood sina oma silmadega selle foto ja tehnika on lihtsalt sul abiks, et tema aitab su selle visiooni või mõtte nagu ellu viia, aga kui sa ei oska nagu näha enda ümber mingisuguseid detaile, siis ega see tehnika ka seda ju ei näe. Et selle nii-öelda hea foto sa lood ise oma peas ja kõik olenebki lõpuks sellest, kui hästi sa oskad seda näha, mis su ümber nagu toimub, et mida siis fotole jätta ja mida mitte sinna jätta. Ja teiseks ma tooksin võib-olla välja selle,
tänapäeval kuidagi kiputakse ennast kogu aeg teistega võrdlema, et näiteks, et keegi fotograaf tegi sellise pildi ja mina ei teinud, et tema käis pildistamas, aga mina ei jõudnud minna näiteks pildistama või ei käinud, et sa hakkad nagu ennast võib-olla natuke maha tampima, et kas ma ikka olen nii hea ja kõik sellised asjad, aga tegelikult nagu point ei ole üldse lõpuks see, et kellest kogu aeg parem olla. See on tegelikult sinu teekond ja keskenduda hoopis sellele oma teekonnale, et see olulisem on võib-olla uskuda iseendasse ja julgeda käia seda teed, usaldada oma sisetunnet ja mitte nagu mõelda selle peale, et mida keegi teine sinust nagu arvab. Nagu tegelikult fakt on see, et kogu aeg keegi arvab kuskil midagi ja alati on keegi, kellele su fotod meeldivad ja on keegi, kellele su fotod ei meeldi. Ja kui sa nüüd sellepärast ei tee mingit fotot, et keegi sinust kohe, ma ei tea, arvab, et see ei ole hea mõte, siis sa võib-olla teedki ennast lõpuks nagu nii maha, et sa ei lähegi seda fotot tegema. Kui sa, ma ei tea, tahad parasjagu pildistada mingisugust heinapalle kuskil ükskõik mis teemat, siis mine lihtsalt ja pildista ja proovi ja katseta ja sest alguses on õppida tegelikult väga-väga palju. Kõik on alguses algajad olnud, et aga just julgemad on läinud edasi. Lõpuks võib-olla on see, et kui sa lihtsalt lähed, käid seda oma rada, siis võib-olla sa teed hoopis selle pärast üldsegi enda parimad pildid, eks. Et ühesõnaga julgus jah, käia seda enda teed ja usaldada ennast. Kus ma inspiratsiooni saan, et ma arvan, et neid on nagu neid kohti mitmeid, et me saame mingi aja tagant kogu aeg ühtede fotograafidega kokku omavahel ja siis räägime üksteisega seal, jagame mingeid lugusid ja enda kuidagi mingeid mõtteid ja et mis suunas nagu liikuda ja selles mõttes, et see on alati selline inspireeriv, et igal fotograafil ja kellegil on nagu omad siuksed lood, et ja siis nopid nagu nii mõndagi sealt enda jaoks ka nagu välja, et ja muidugi see ka, et mina olen nagu see tüüp, kes jälgib ka teiste tegemisi suht palju, et on kuidagi äge on vaadata minu arust, kui sa näed nagu teisi fotograafe midagi nagu ägedat tegemas, et siis kuidagi tekivad võib-olla endal ka mingisugused mõtted, et kuidas mingisuguseid selliseid võib-olla motiive või mõtteid enda loomingusse nagu sisse tuua, et mitte, et sa just kedagi nagu kopeeriks või kuidagi, aga kuidagi lähened asjale kuidagi enda nurga alt. Noh, kui inspiratsioonist rääkidest on ju nagu selline loominguline kuidagi, ma ei tea, sähvatus, siis ma kuidagi ise tunnen, et see minu puhul töötab kõige paremini nii, kui ma ise kogen mingisuguseid asju nagu läbi, et ma võtan aeg-ajalt ette mingi selliseid näiteks trippe, et mis viivad mind kuidagi sellest enda mugavustsoonist nii välja, et kui ma alguses selle peale mõtlen, siis ma ei oska seda kuidagi alguses võib-olla teha, et ma pean rohkem mõtlema, et kui ma kuskil uude kohta lähen või noh, et see on minu jaoks midagi nagu uut. Ja mis sa nagu teeb, on see, et sa läbi selle nagu arened, sa õpid läbi nende tegemiste midagi uut ja saad uusi teadmisi ja tänu sellele sa kuidagi oskad võib-olla ennast või mingeid olukordi enda ümber nagu teistmoodi näha või paremini kuidagi näha, et käid looduses ringi, märkad uusi asju ja noh, ma nagu sellesse väga ise nagu ei usu, et ma lihtsalt vedelen kuskil diivani peal 5 kuud ja siis lihtsalt ütlen, et mul pole motti või inspiratsiooni midagi teha, et kuidagi ei tule, noh, et siis ongi see küsimus, et aga tal ju ei olegi kuhugi tulla, et ühesõnaga jah, läbi nende nagu tegemiste ka, et see on võib-olla kõige suurem osa sellest, kus mina seda inspiratsiooni nagu leian. On olukordi, kui ma näiteks otsustan oma mingit fotot avalikkusele näidata, siis vahepeal kiputakse ikkagi arvama või keegi nagu küsib või tekib mingisugune tunne,
et sa nagu elaksidki seal looduses ja et iga kord, kui sa sealt loodusest tagasi tuled, et iga käiguga nagu tuled koju nende parimate ja väga heade fotodega. Tegelikkuses võib öelda, et selle ühe foto võib-olla õnnestumise taga on seal 10 kordi ebaõnnestumisi, kuniks siis lõpuks on see võimalus olnud ja see hetk või foto siis jäädvustada. Et foto mõttes tühjade kätega tagasi tulemist tuleb ikka väga-väga palju ette. See on tegelikult ka arusaadav, et vaataja näeb ainult seda fotot, mida ma siis näitan ja tekitabki temas selle mingi emotsiooni, aga tema ei näe seda nii-öelda, mis seal foto tegemise siis telgitagustes nagu käib või et kui tema ei tea, palju ma tegelikult selle ühe foto jaoks vaeva kuskil nägi. Kui ma just seda ka sinna fotoloosse kirja ei pane, et nende fotode taga on väga palju ka sellist eeltööd ja võib-olla foto mõttes tühja käimist, et kui sa tuled ilma fotota nagu tagasi, et ei ole päris nii, et iga kord, kui metsa lähed või kuskile loodusesse, siis kohe kõik tuleb ja tundub nagu väga lihtne, et päris nii ikka need asjad ei käi.